Nii, oleme nüüd jõudnud 4. sammu juurde. Meeldetuletuseks, et eelmises 3. sammus lahendasime me ära selle keskmise kihi. Nüüd on meil jäänud vaja lahendada veel ülemine kiht ja alustame me sellest, et lahendame ära kollase risti. Siin on näha nüüd, et osa kollasest ristist on tegelikult juba ka lahendatud. Kuubik võibki jätta nüüd niipidi ja nüüd meil on üks valem selle jaoks, mida tuleb siis nii palju kordi rakendada, et tekiks siia see kollane rist. Antud juhul siis peame seda rakendama 2 korda. Kui me 1 korra rakendame, tekib siia kollane joon ja siis 1 korra rakendades laheneb, tekib ka siia see kollane tükk. Nii, aga alustame valemi rakendamist. Nüüd tekkis ilusti see kollane joon siia. Ja kuubikut on siis oluline hoida ka täpselt nii käes, nagu juhendis on näidatud. Ja rakendame valemit 1 korra veel. Nüüd tekkis kollane rist. Kollane tekkis ka muudesse kohtadesse, aga see antud juhul ei ole. Ja lihtsalt siis kordan üle, et kui on ainult kollane täpp, siis tuleb valemit rakendada 3 korda. Kui on lahendatud juba see 1 külg, siis 2 korda. Ja kui on juba lahendatud see, siis 1 kord veel. Et selle sama valemiga lihtsalt tekitame selle kollase risti. Nüüd on kollane rist tulemas ja saame liikuda 5. sammu juurde.